tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Väga hea meel, et olete meiega tagasi. Igaks juhuks märkusena ütlen kohe, et võimalik, et olete Instagramis näinud ka, aga meil vahepeal käivad koerad meie juures. Mitte lihtsalt suvalised koerad, vaid me teame neid koeri, aga igastahes nad on täna siin. Nii et võib-olla vahepeal väike haukumine. Ja. Nagu just praegu nad lihtsalt mõtlevad, kus me ära läksime, nii et tahavad meid näha. Siis me panime ruloo ette, et nad meid ei näeks. Aga see on okei, et nad on õues ka ikkagi. Just. Nii et jah, see väike vahemärkus. Ja teine märkus on see, et täna vist mina annan nii-öelda saate juhtimise osa annan üle Brendale, sellepärast, et tänase episoodi on Brenda ette valmistanud ja ütleme niimoodi, et ta paneb mind proovile täna. Jah. No me proovime jälle uut formaati, et me oleme sarnast formaati proovinud ka Patreonis. Meie boonusepisood on küll natuke teisel kujul, aga seal me siis vastame erinevatele küsimustele, mida me mõlemad tõmbame. Ja tegelikult see formaat, mida me täna teeme, on ka sinna mõeldud. Aga me mõtlesime, et me proovime seda siin, sest ma ise arvaks, et see on selline hästi huvitav asi. Ja täna me siis räägime Austraalia slängist. Või pigem ütleks, me õpime täna Austraalia slängi. Jah. Nii et Brenda paneb mind proovile, et kas ma tean Austraalia slänge või ei tea põhimõtteliselt. Et ma arvan, et minu Austraalia slängi oskused on päris kõrged, päris head. Olles siin nüüd peaaegu 6 aastat või mul need aastad on juba sassis, aga ma arvan, et ma oskan päris hästi Austraalia slänge. Ma arvan ka, ja minu jaoks, jällegi ma ütlen ka, et minu jaoks mingid on tuttavad, mingid mitte. Mul pole õrna aimuga, kas ma hääldan neid üldse õigesti, sest mina olen ka need kuskilt välja otsinud, ma ei ütle kust. Aga ühesõnaga, mul on tehtud selle kohta mingisugune lehekene, kus mul on need kõik kirjas. Ja selles mõttes, et jällegi ütlen, et see, kuidas mina neid ütlen, ei pruugi üldse õige olla. Yeah. Nii et jah, põhimõtteliselt õpime Austraalia keelt kõik koos. Just. Ja jällegi ei tea, kas hääldame õigesti. Aga enne kui me hakkame sellest slängi õppima, siis ma mõtlesin, et räägime kiirelt, kuidas meie aasta on alanud ja võtame kokku, et meil on nüüd hetkel 1. märts. 1. märts me seda lindistame. Nii et mina olen lõpetanud veinika hooaja. Meil on kas veinitehase episoodid ära olnud või nad on tulemas. Yeah. Me ei tea, mis järjekorras meil asjad üles lähevad. Aga põhimõtteliselt mina olin veinikas 6 nädalat öösel. Just. Töötasin. Ja minul oli väga kiire, nagu te 20. episoodis kuulsite minu igapäevatöös, siis minul oli see kõige kiirem aastaaeg jaanuar-veebruar. Nii et nüüd on mul ka väike hingetõmbe paus korraks vahepeale. Ja mis veel? Meil on Soulehe osas paar sükest väga lahedat lugu, aga need lood on meil just hiljuti mingi pool tundi tagasi lindistasime ja sellega ka siis me laseme niimoodi, et me vahetult räägime, mis toimub. Yeah. Võtamegi kokku näiteks iga 2 kuu tagant ja siis me paneme need kokku 1 episoodiks ja laseme neid korra kvartalis umbes välja. Yeah. Aga lihtsalt siia kiirelt, et me käisime Äripinda vaatamas. Absoluutselt. See ei tähenda, et me homme nüüd Soulehe poe avame, aga meie mõtted liiguvad seal suunas. Võib-olla. Ei no võib-olla homme me kindlasti ei ava. Seda jah, aga võib-olla mõtted sinna poole liiguvad, seda küll. Ja. Ja sellest pikemalt me räägime siis tulevases episoodis. Just. Mis on järgmine Soulehe episood. Ja mis veel? Üldse oli väga-väga kiire aasta algus. Mina olin 80 tundi nädalas tööl, Brenda oli 80 tundi nädalas tööl, siis oli lisaks podcast. No jah, enam-vähem, siis oli podcast, siis oli kodu, siis oli Soulehe. Tavaliselt on Soulehel jaanuar-veebruar siuke aeglasem, kui oli rohkem tellimusi ka Soulehel oodatust, mis on super hea, mis on väga positiivne, aga lihtsalt jah, oli väga-väga kiire aasta algus. Ja, just. Ja üks asi, mis oligi see, et mida me siis ka selles Soulehe episoodis natukene räägime ja siis sealt me ütlesimegi, et me jõuame sinna põhimõtteliselt, et meil oli nagu pikalt oli küsimus, kas ma lähen veinikat tegema või ma ei lähe. Ja siis oli see, et me kindlasti me teadsime tegelikult, et see ei ole nagu hea plaan, aga nagu äkki ikka on. Me oleme ikkagi siin ja et suures pildis mul on nagu veinikas selline töö, et ma istun, mul on oma pisikene siuke
kontorilaadne asi. Majake. Ma istun seal üksinda, olen seal üksinda, ehk siis tegelikult mina ei tea, kas on lubatud või mitte, noh suures pildis ilmselt mitte, et kahe rekka vahel umbes võid seal oma raamatut lugeda, mitte see, et mina olen seal, mul on telefon, siis mul on tahvel, siis mul on läpakas ja mul on nagu full kontor seal, pluss siis on siis see tööarvuti ja kõik asjad. Nii et mina tegelikult seal Veinikas siis enda töö vahele, mis ma siis Veinikas tegin, seal vahele ma tegin oma suulehetööd samamoodi. Ja samas tegelikult on ikkagi väga keeruline ja öösel elada ja... Ja see on nii loov töö ja selles mõttes, et 1,5 kuud me nägime 11 tund aega päevas kell 8 õhtul, siis kui Brenda üles ärkas enne seda, kui sa kell 9 õhtu kodust ära läksid. Ja see ei ole mingisugune aeg, mingisugune kvaliteetaeg, kus see on see hetk, kus ma alles tõusen üles. Sa jooksed ringi, Hans, kas sa mulle võiku viitsid teha või? Davai, ma panin sulle kohvi käima, davai, tšau, ma panin sulle lõunakotti. Et selle ajal põhimõtteliselt ongi, et me majandame selle üle, et kes teeb õhtusöögi, kes teeb lõuna. Ja kogu see olme teema, mis igal inimesel on ju, et see, et sa pead pesu pesema ja et sul, ma ei tea, hoov ja maja oleks korras ja sul on loomad on ju, või loom. Ja Austraalias see majapidamine on ikka selles mõttes, et kujutage ette, et troopik või selles mõttes, et kogu aeg on päike, kõik kasvab vuhinal kogu aeg on ju, või siis meil on suht kõrb siin, ma ei tea, mingi poolt 2 kuud vihma, et see, et inimesed kastavad oma hoovi on täiesti, see on elementaarne asi, sest kui me ei kastaks oma hoovi, siis me elaksime kõrbes, kõik oleks ära kõrbenud. Absoluutselt. Et iga päev ju me kastame muru, kõik asju, selles mõttes on automaatne kastmine, et me otseselt ei käi seda füüsiliselt kastmas. Aga jah, väga palju päikest pluss kastmine, see on nii, et niidad muru ära, järgmine hommik kõnnid aiast läbi autoni, et tööle minna ja siis vaatad, niidsin muru eile või ajukahjustus on või ei saa aru nagu. Nii et jah, see on crazy, mis tempoga siin kõik asjad kasvavad lihtsalt. Nii et jah, et umbrohi kasvab ja ühesõnaga kõik asjad kasvavad väga kiiresti, et ei ole see, et ma teen siin 6 korra või paar korda kuus nokitsen hoovi kallal, et väga palju tuleb tegelikult hoovi kallal tööd teha. Aga jällegi, see oli meie valik, me tahtsime kindlasti suure muruga hoovi on ju. Nii et üleüldiselt selline olmeteema pluss siis see nagu, ma oleme enne ka nagu maininud, et Austraalias ikkagi selline nagu söögiteema, et ma saaksin kuidagi väljas siis süüa osta, et kui meil on tõesti nii kiire elu, siis tegelikult ma võiksin tellida omale toidud, ma ei tea, kas või nagu ongi see, et iga päeva vähemalt 1 toit oleks meil kuskilt kaasa ostetud, tellitud, mis iganes, siis ei ole seda varianti, väga tervislikku varianti või siis Ei ole jah, on mingid piiratud variandid on, aga jah. Ja kas või nagu, kui ma mõtlen Eestis toidupoest, sa saad väga palju kraami tegelikult, mida nagu päriselt juba nagu süüa mingi salatite kujul, mis iganes, siis siin on ikkagi... On keerulisem, jah. Jah, et ikkagi... Et kogu sellest tohuvapohus ellu jääda on niisugune hea väljakutse. Ja ega me ei teinud elu endal lihtsaks ka. Me otsustasime, et see on nagu perfektne aeg aastast, millal osta endal auto, millal tuleb 4 tunni kaugusel järgi minna. Et see me olime nagu mingi, meil on nii palju vaba aega praegu, läheks Canberrasse autol järgi. Jaa, aga see on jälle see, et nagu asjad juhtusid tol hetkel, sest see auto me saime lihtsalt väga hea diiliga, et me ei oleks seda ju niisama ei tulnud selle peale, et ostame auto, meil on nagu vaja, ühesõnaga. Nii et see lihtsalt kuidagi juhtus niimoodi, nii et... Aga ma tahtsin veel öelda selle toidu, et toidu juurde, et tegelikult näiteks Eestis olles, mis me elasime siis 5,5 aastat tagasi, elasime Eestis, me töötasime resto businessis väga kaua aega, või ma ei tea, kas saab väga kaua öelda, aga ikkagi mõned aastad, siis ma ei mäleta, et mul oleks kodus üldse süüa olnud. Kui seal oli, siis ma seal sügavkülmas oli pelmeenid alati vist. Võib-olla paar kalapulka. Kalapulka. Tatart oli kindlasti. Ja võib-olla oligi see hapukoor ka, aga nagu ma ei tea, et meil rohkem oleks üldse kunagi kodus midagi süüa olnud. Ma ka ei tea. Et Eestis me sõime ainult väljas. See kunnid, eks ole. Ja ma ise mõtlen ka, et vau. Et selles mõttes me töötasime restos, et seal nagu, ma ei tea, me veetsimegi aega põhimõtteliselt restoranides või nagu terrassidele ja nii edasi, et mina ei tea, kuidas see võimalik on, aga põhimõtteliselt me tulime Austraaliasse ja siis ei olnud enam see võimalik, et muidugi jälle, kui sa elad Sydneys või ma ei tea, Melbourne'is või mingis sellises kohas, jumala eest, kõike saad süüa igalt poolt, aga ma just mõtlen nagu, et kui sa kolid ikkagi pigem väiksemasse linna, siis
mis see stamptoit on aus siis, vana aja mingid frititud värgid, särgid. Purksid, snitslid. Et nagu kui sa tahad ikkagi tervislikku toitu, siis sa pead seda ise tegema ja siis me hakkasime ise täiega kokkama. Ja nüüd nagu meie jaoks see, et ma lähen, käin väljas söömas, siis ma lähen ikkagi välja sööma õhtul või midagi. Või mõnikord lõunale. Aga see, et ma saaksin omale nagu tööle väljast midagi kaasosta või teha, on nagu väga selline pigem ei. 50-50. Ja see, et jah, me prepime toitu ette ikkagi, see on väga-väga tavaline asi, et me käime korra nädalas poes ja sellistel perioodidel meil on alati nagu toit ette tehtud, meil on õhtusöögid olemas, lõunasöögid, meil on mitu erinevat toitu ja siis vastavalt sellele, kuidas tuju on, siis me neid sööme. Aga ongi see, et kui 2 inimest käivad tööl põhimõtteliselt üks inimene käib 2 inimese töötunde, ehk siis mis see norm on 40 tundi inimestel või 38, siis me mõlemad käime 80 tundi tööl, pluss siis pane sinna juurde, et podcasti on vaja monteerida, siis kõik, mis on vaja sotsiaalmeedias teha, siis paneme Soulehetöö veel otsa, ehk siis nagu justkui meie 2 inimese roll oma vahel. Enda arust nagu targad inimesed, aga ütleme nii, ei olnud väga tark tegu. Ei, seda ma ei ütleks, jah. Ja see, et meil oleks nagu olme, või see olme, et nagu ma ei tea, sul oleks puhtad riided, et sa jõuaks ise ennast pesta ja nagu ma ei tea, põrandad oleks puhtad, voodis oleks puhas pesu. Ja, et voodi riide vahetus, issand, ja see on ka ju, et tegelikult põhimõtteliselt päeval üks inimene magab, öösel üks inimene magab, et mingid nagu sellised asjad ja siis võtta see, et me elame täiesti vastas graafikutes põhimõtteliselt. Ja me teadsime, et see ei ole hea plaan, aga mõtlesime, et no ma ei tea, ma tegelikult ausalt öeldes, ma ei tea, mida me mõtlesime. Me kõik teadsime, et see on halb plaan. Nagu kõik teadsid. Ja me saime ikka niimoodi, et ma ütleks, et ma juba eelmine aasta oli see keeruline ja juba eelmine aasta me teadsime, et see on nagu nõme ja halb plaan. Aga me nagu see aasta, ja ma eelmine aasta mäletan, et ma ütlesin, et ma teen ükskõik mida, et nagu ma pean ära katma selle summa, mida me muidu teenime Veinikas. Põhimõtteliselt see summa oli meil kaetud ammu. See oli meil ammu kaetud, see oli meil kaetud paar kuud hiljem, kui ma ütlesin seda. Pluss detsembris, ehk siis täpselt kuu enne seda, kui ma läksin Veinikasse mis täpselt kuu, mingi 2 nädalat enne seda, oli siis see, kus me jälle tegime põhimõtteliselt selle summa tasa. Ja ikka, et justkui nagu oli järjest neid kohti. Aga siis ei tea jah, kas ahnus või mis iganes või kuidagi... No siis oli minu jaoks juba see, et nagu ma olin lubanud ja nagu ma elan siin linnas. Oli nii lõpule juba jõudnud, et oleks, selle otsuse oleks pidanud ikka novembris vastu võtma, mitte siis, kui viimane mitte peale jõule, eks ole, Et lõpuks on see, et tegelikult ma ju tean neid inimesi seal 5 aastat, juba, mul on, ma ei tea, mu supervisor on üks minu klientidest Soulehe mõttes, ta tellib ja mitte see, et ta vahepeal tuleb, ta tellib oma lastelastele alati mingid kraami on ja et käevõrusid iga aasta ja nii edasi, et ta teeb juba nagu pool aastat ette tellimused ja et lõppkokkuvõttes ma ei ole kindlasti mingisugune mutter, et issand jumal, kõigil on nagu midagi halvasti, kui ma ei läheks sinna, aga nagu point on see, et nad on minuga arvestanud. Nad teavad, et ma lähen sinna, nad ei pea üldse selle positsiooniga tegelema. Ma praegu näen, et mul on prillid peas, ma oleks võin need ära võtta. Aga las nad olla siis. Ja ühesõnaga, et ma tean, et ma ei ole mingisugune asendamatu asi seal, või selles mõttes, et me kõik oleme väiksed mutrikesed kuskil süsteemi sees, et sa lähed ära, tuleb uus inimene, teeb sinu asemel seda tööd. Aga lõppkokkuvõttes on see, et nad on sellega arvestanud, ma olen 4 aastat seal töötanud, nad ei pea selle positsiooniga üldse tegelema. Ja mina elan siin linnas edasi ja see on lihtsalt nõme, kui ma läheksin nagu, ütleks 2 nädalat enne, kuule jõu, ma ei tule. Et arvatavasti oleks kõik olnud okei, aga jah, ma arvan, et lõppkokkuvõttes me moraalselt või mis iganes ei ole no igastahes me käitusime nagu väga viisakalt. Võib-olla enda unetundide, enda mentaalse tasakaalu ja kõige selle arvelt käitusime me viisakalt selles situatsioonis. Aga jah. Ja tegelikult see on, nii peakski olema, et me mõtleme enda peale, mitte tegelikult teiste või ma ei tea, selle maine või mis iganes lõpuks nagu... Et lõppkokkuvõttes me käitsime valesti lõppkokkuvõttes. Endaga jah, absoluut 100% me käitsime valesti. Nii et, aga nüüd võid ametlikult öelda, et sa oled oma viimase vintage'i teinud. Ja miks me seda kõike räägime, ongi siis see, et me jooksime niimoodi kokku, et ma arvan, et meil ei ole mitte kunagi sellist kriisi olnud, mitte kunagi.
et noh, ma olin ikkagi täiesti läbi, ma olin, noh, ja see on juba see ka, et kõik on mindsetis kinni, kõik on oma mõtetes kinni ja ma tean seda väga hästi ja ma proovisin ka ennast seal nagu välja lülitada, aga ongi, et esiteks sa ei näe päikest, sa oled kogu aeg öövahetuses, siis sa tead, et sul asjad kuhjuvad ja sa lihtsalt füüsiliselt ei jõua ju, ei saa neid asju teha ja siis me omavahel ei saa suheldud ja lõpuks ongi siis see hetk, et kõik ajabki nii nagu vihale, iga nagu väike asi ajab närvi ja siis ongi, et nagu, noh, mille jaoks me tõmbleme üldsegi. Et nagu ma jätaks kohe praegu kõik, mul on kõigest sellest sponsorist ja asjadest jumalast savi, ma tõmban kohe minema siit, vaata, ma lähen kohe, ma ei tea, maailma avastama, ma pakin oma seljakoti ja suva kõik, vaata. Et noh, tegelikult sinnamaani ei tohiks lasta ennast viia. Sest tegelikult ma saan aru, et noh, sellisel hetkel ma sain ka aru, et ilmselgelt me seal mingeid otsuseid vastu ei võta, ja me saime väga palju seal ikka, noh, mis see oli, mina tulin töölt hommiku kell 10 koju, sina olid tööl tol hetkel ja siis me telefoni otsas istusime ja rääkisime ja mina mingi nutsin mingite asjadega, sest ma lihtsalt ei jõua teha neid showlehe asju, mida on vaja teha. Ja lõppkokkuvõttes see on kõige tähtsam. Noh, lõppkokkuvõttes oleme meie kõige tähtsamad, aga nagu, kui mõtleme nagu tööalaselt, siis see on nagu, jah. Lõppkokkuvõttes oli lihtsalt, see oli lihtsalt liiga palju kõike ja noh, ongi, kui sa oled väsinud, sa oled magamata, sa oled kõik, noh, siis ongi iga väiksemgi asi ärritab, väiksed asjad kuhjuvad suurteks asjadeks, see nagu siuke lumepalli efekt. Ja seal ongi see, et sa hakkad nagu lõpuks vaata kahtlema ka kõiges, et päris hästi nagu ei saagi enam nagu, ma tundub, et see nagu öövahetus sellele ajukeemiale mõjub ülikehvasti. Nagu, et üks asi on see, et mõnikord oled öösiti üle või mina pigem olen ausalt, mina olengi õhtu inimene rohkem ja noh, et mina kindlasti ei ole oma hommiku esimestel tundidel efektiivsem, kui ma olen hiljem, nii et ma pigem olen õhtu inimene, aga see, et sa elad nagu mingi üle kuu aja niimoodi, et sa pead öösel üleval olema ja päeval magama, siis see hakkab ikka ajudele täiega. Ja noh, ongi see päike tuleb välja, see juba nagu silmamunadel on valus ja siis see päike ajab siin närvi, vaata. Nii et jah. Ja siis ongi iga väike liigutus, mis keegi teeb või ütleb, on nagu siuke, ja seal nagu ma saan aru ka, et see nagu nii vale, et ma ootan lihtsalt aega, millal saaks märts või aprill jõuaks kätte, et see aeg oleks läbi. Ja mul on nagu alati olnud elus, vähemalt viimastel aastatel, see mõte, et kui ma ootan mingit aega, et nagu, et ma nii ootan seda mingit, ma ei tea, aprilli, et see aeg lihtsalt võiks läbi saada, kus ma praegu olen. Siis ma olen valel rajal, ma teen valet asja, ma ei tohiks seda teha. See ei ole minu asi, mida ma tegema peaksin. Ehk siis kindlasti ma ei pidanud seal veinikas olema ja see võib olla nagu mingil määral vaata, kui sa tuled alguses ja teed farmi tööd ja nagu me peame need nagu farmipäevad ära tegema ja see ongi väga-väga raske emotsionaalselt, vaimselt mõnikord väga-väga keeruline ja siis ma mäletan ka, ma ootasin ka kottoni sinna, millal see september kätte jõuab, on ja. Aga nagu seal oli vähemalt mingi point, on ja, et siis me saame trippima minna, siis me saame vänni osta, siis nagu, et see oli nagu meie finants, siis praegu veinikal ma ei näe, nagu jah, me saime sealt raha, aga nagu lõppkokkuvõttes see ei olnud seda väärt. Jaa. Mitte, et see, noh, et see raha on selles mõttes ikkagi piisav kõik asjad, aga nagu mille arvelt see on küsimus. See nagu, jah, nii oli. Ma ei oskagi rohkem midagi selle kohta öelda, et jooksime puntrasse ja selles mõttes see oli väga varakult, kus me võtsime selle otsa vastu, et 100% järgmine aasta veinikas ei ole mõtet minna, mis selles mõttes on tore, et meie kõik muud asjad nagu lähevad nii hästi, et meil ei ole seda tarvidust. Jah, ja ma arvan, et see oli nagu tegelikult enne ka teada. Ma arvan, me saime nagu nii tugevalt nagu sellega pihta praegu veinika ajal. Võimalik, et meil ei jõudnud nagu kohale piisavalt, jah. Et ma arvan, me saime teasta nagu ühtepidi ja teistpidi ja ma juba sain aru, aga nagu veel mingi 3. ja 4. asi nagu justkui elu lihtsalt pani piitsa vaata täiega, et mingi, oli vaja ronida vaata, et selles mõttes, et nagu, et ikka meile kindlasti kohale jõuaks. Et järgmine aasta roni sinna vaata. Jõudis kohale. Mul jõudis kohale. Nii et selline aasta algus on meil olnud siis. Aga seal vahel oli väga toredaid asju ka ja noh, põhimõtteliselt tuled päevavahetusse. Elu on jumal ilus, noh. Kõik on ülihästi.
et kõik kahju... 2 päeva on päeva. 2 päeva ja selles mõttes, et kõik need probleemid ei ole kahjuks ära kadunud, et siiski meil on vaja inimest, kes tuleks aitaks meid natukene mingisuguste olmeasjadega, sellepärast, et me peame lihtsalt lõpuks oma aega kuskile mujale panema ja me ei saa lõpuni välja 20 inimese tööd teha. Nii et jah, selline väike kriis oli teile jagada, aga lähme hakkame siis Austraalia slängi õppima. Teeme nii. Kui te vahepeal kuulete mingisuguseid helisid, siis nüüd on meil koerad siin toas. Nad kolisid tuppa. Nad on küll kaadrist väljas, aga nad on täpselt minul siin külje peal, nii et me loodame, et nad väga ei tee häält siis. Aga hakkan pihta ja ma kohe ette ära ütlen, siis nagu ma enne ka mainisin, siis ma tõesti ei tea ise esimest korda näen selliseid väljendeid ja mul pole õrna aimugi, kas ma hääldan neid õigesti. Ja noh, nagu te teate, mu inglise keel ei ole ka väga hea, nii et mul on nagu siin on kategooriate kaudu. Ma arvan, ma võtan neid läbi segi. Jah, ma arvan, et ära kategooriat mulle ütle, et ma kategooriat ütle kindlasti, see tuleb vihjena sulle, kui sa ei tea. Kui ma ei tea. Ja siis mul on üks vihje on siis, kus ma annan, ühesõnaga, ma räägin siis, kuidas me teeme. Nii, Brenda seletab mänguformaati meil alati. Mina ütlen siis sõna. Jällegi, ma ei tea, kas ma hääldan seda õigesti, nii et siis võib-olla võime arvata siis, et äkki kuidagi teistmoodi kõlab midagi õigemini, ma ei tea. Ja siis sa saad pakkuda. Ja siis mingi hetk ma annan sulle vihje. Kui ma välja ei suuda mõelda. Jah, ja siis esimene vihje on siis kategooria, et kuhu alla see enam-vähem. Millega see seotud on. Ja siis, kui siis ka ära ei arva, siis mul on teine vihje, mis on siis, ma ütlen seda nagu, kuidas seda kasutatakse. Ma loen lause ette, kus on seda kasutatud. Ja nii ongi. Ja ma mõtlen, et nagu proovime mingeid pause ka teha selles mõttes, et te saate kaasa nagu mõelda või mängida. Ma kohe välja ei karju vastust, isegi kui ma tean, et saate panna podcasti korra pausile või ma ei tea, või saate alla kommentaari panna, et mis te pakute. Jaa, et saate nagu kaasa mängida. Saate kaasa mängida meie mõistatamismängu, nii et vabalt, let's go. Kas võtame esimese, mida kõik ilmselt teavad või? Ma ei tea, no tavaliselt ikka mängu alustatakse kergemate küsimustega, nii et jah, miks mitte? No, ma ütlen siis esimese. Ütle. Mate. No ma arvan, ma nüüd jätsin piisavalt palju. Jah, ma isegi ei tea, kas selle kohta saab öelda Austraalia släng, sest et täiesti tavaline ingliskeelne sõna selles mõttes, mida kasutavad ka britid, eks ole. Aga eks ta ole semu või sõber. Semu või sõber ta on ja selles mõttes küll, et Austraalias metsikult palju kasutatud sõna ja metsikult populaarne sõna. Ja mis oli huvitav minu jaoks alguses, ma ei tea miks, aga mina alati mõtlesin, et mate millegi pärast on nagu meessoost inimene. Ja mina ka. Aga see on nagu unisex, Nii et jah. Aga näiteks oskad sa nagu, ma tean, kuidas see enam kõlada võiks, aga mina ei oska öelda. Et oskad sa too see nagu lausena nii, nagu ütleb seda nagu päris osi? Ega nad ütlevadki vähem nii, et thanks mate. Ütle uuesti. Thanks mate. Jah, et tegelikult mina ütlen mate, aga tegelikult ta ei ole mate. Et põhimõtteliselt hääled ainult thanks mate. Häälitsus. Okei, väga tere. Hansul on 1-1. 1 punkt sulle. Yes. Nii et kui kahekesi näiteks autosõidul kuulate või midagi, ülilahe, pange punktid kirja. Tehke võistlus. Me jätame pause, saate vaadata, kes rohkem Aussi slängi teab. Järgmine sõna. Nii. Servo. Nüüd sa oma eestikeelse hääldusega mind... Kuule, ära hakka minu hääldust maha tegema siin, eks ole. Ma ei teegi maha, aga ma üritan mõelda, kuidas austraalane seda ütleks. Servo. Nii et ma arvan jällegi on piisavalt aega olnud mõelda, aga servo on siis service station ehk siis bensiinijaam. Ehk siis austraallastele väga meeldib lühendada asju.
ma ei tea, kas ei ole piisavalt aega või mis värk on, aga jah, ehk siis service station lühendatakse servoks, mis on siis bensiinijaam, kus saab kütust ja võib-olla väikse ampsu süüa. Ma arvan, et ma peangi ütlema oma Eesti, nii nagu eestlane loeks neid, vaata. Tegelikult see võib väga hea point olla jah, et kui Et ma ei ütle kui nagu Eesti inimene loeb, näiteks keegi saab sõnumi, on ju. Et nii nagu on paberil kirjas, eks ole. jah, noh, ongi mate, on ju. Jah, Et ta nagu, et ma ütlen mate, siis kõik saavad aru, millest ma räägin, kuidas ta kirjas on, kui ma oleks küsinud Siiani sa oled 2 punkti teeninud. 2-2. Need on liiga lihtsad. No nii, kas sa keerad raskust juurde või? Ei, need on kõik siin siuksed, ma ei teagi, millist valida. Aga ma arvan, et ei olegi asi selles, et sa nüüd ei tohi teada, vaata. jah, no selles ma olen päris tark mees siin Austraalia teadustes, eks ole. Arvo. Eesti nimi, Arvo. Arvo Pärt. See on siuke sõna, et jaa, 3 aastat ei saanud mitte midagi aru, mis see tähendab. See on veider, et ma olen nõus sellega. Minu arust ongi, ja see hääldusega on ka minu arust, siin on neil ka mingisugune eksistentsiaalne kriis, et mõned inimesed ütlevad Arvo, mõned ütlevad ainult Avo, et noh see... No aga Avo on juba avokaado. No ja täpselt, vaat see ajaski sassi on ju juba, ehk siis nii et ühe lühendi juba saite teada, Avo on avokaado. Nii et Arvo on siis pärastlõuna ehk afternoon, ehk siis jällegi austraaliastel meeldib lühendada kõiki asju, nii et jah, see on siis afternoon ehk pärastlõuna on Arvo. Õige. 3 punkti. No võtame. Eski, ma ei teagi, ma olen Austraaliast nii palju, kas Eski on üldse släng? Või ei, Eski vist on lihtsalt, Eski on bränd vist lihtsalt tegelikult. Et Eski on siis, Eski on külmakast. Noh, see, kuhu paned tead suvel jääd ja võib-olla mingid joogid ja snäkid sisse või nii, et on külmakast. Ja kui ma ei eksi, siis minu arust Eski on bränd lihtsalt. Aga jah, kõik jääkaste Austraalias kutsutakse Eskideks, selles mõttes ta on släng kindlasti. Aga jah, algselt ma ei tea küll, et ta oleks midagi lühendatud või kuidagi, et minu arust see on lihtsalt brändi nimi on see Eski. Jah. No ja see on selline asi, et noh, see on tõesti iga laussil on see kodus olemas. Ei ole varianti, et sul ei ole Eskid kodus. Nii et me päris ausid veel ei ole. No, meil on väike Eski kodus. meil on siuke, kuhu 2 jääd paned täis, siis mahub 2 purki jookiga sisse. Meil on siuke Eski. No nii, järgmine Mosi. Nii et võt kui siuke kohe siuke eksootiliselt kõlav asi, Mosi. Mis võiks olla Mosi? Võin öelda, annan kuulajatele veel 1 sekundi aega. Nad on nii Austraalias kui ka Eestis ühed vihavaenlased. Jah, ei salli keegi neid. Mitte keegi neid ei salli, ehk Mosi on siis moskiito ehk siis sääsk. Nii et söövad nad samamoodi kui mitte valusamalt siinpool maakera, nagu nad söövad ka Eestis. Ei, siin nad ikka hammustavad tükki ära, minu meelest on nagu hullem. Nii et jah, Mosi. Järgmine on Ruu. Ruu. ma ei tea miks, aga ma olin kuidagi nii valmis, et sinna lõppu tuleb veel midagi ja siis ma olin nii segaduses, sest sai otsa. Nii et Ruu. Jah, võt. No mis see olla võiks? Mis see olla võiks, eks ole? Mis see olla võiks? Ruu. Nii et Ruu on siis vana ja Austraalia väga kuulus loom känguru. Ja vana ja austraaliastele ei meeldi pikalt öelda, siis lihtsalt Ruu öeldakse kängurude kohta. Siin on nagu mingid, millest ma tõesti ei tea ja ma tõesti ei tea, kuidas neid isegi öelda. Aga vaatame kohe. See on huvitav. Sa raudselt tead. Sigi. Ma annan teile hetke aega mõelda, mis võiks Sigi olla, aga Sigi, meil oli kass nimega Sigi. Mitte küll samamoodi kirjutatud nagu see Sigi. Aga sa tead, kus see Sigi kirjutatud on? Ma eeldan küll. Ma eeldan, et see oleks
CIGGY. Ei ole. Ei ole. Vaat, võib-olla ma siis pakun hoopis vale vastuse, aga mina pakuks, et sigi võiks olla sigarett. Vale vastus. Nii, mitu punkti meil üldse oli? Mul unustasin punkte lugeda. Ma ei ole väga hea punkti lugeja. 5 või midagi sükest, ma ei tea. Noh, nüüd on -1 punkt sul. Miinuseid saab ka kohe või? Ja. Nii et pakkusid valesti, vaata. Nüüd ütleme siis, et mitu me oleme arvanud. Ruu, Meit, mis meil veel oli? Meil oli Arvo, Servo. Kõik vist. Ei, üks oli veel, midagi oli veel. Mosi oli. Mosi, 5. Ehk siis -1 punkt nüüd. Ja ma 4 punkti peal tagasi. 4 punkti peal, jah. Kõik, kes valesti vastasid, -1 punkt. Sigi. No mõtle. Ma võiks öelda, et ma ei tea, kas see on, okei, ta on siia kategooriasse pannud ja seal on ChatGPT selles mõttes pannud mulle, et ta ei pruugi üldse, no okei, las ta olla. Töö ja elu. Töö ja elu. Sigi. Sigi või sigi või mina ei tea. Kas see on nagu smoko või? Ei. Ei ole. Jälle -1 või? Ei see rohkem ei saa. Aga võtame nagu korras. Suitsupaus või nagu smoko. Et te siis teaksite, nüüd Ants juba ütles järgmise slängi. No, smoko tähendab, tegelikult see ei tähenda isegi suitsupausi, vaid see tähendab arvatavasti kunagi pausi oli tööl. suitsupausi, nüüd igas tahes tööl on ükskõik mis paus on smoko. Jah. Et no ongi, ma Ja mäletan, lõunaruum on tavaliselt smokoruum. me alguses läksime tööle ja siis kõik olid smoko, lähme smokole ja siis me mingi, mis smoko, mis asi see veel on. Nii et me ei teadnud alguses. Aga nii, sigi, no aga anna siis Ma ei veel tea, kas see on mingi sigi või siki või noh, mina ei tea. SICKIE kirjutatakse. Sigi, siis ma... Sigi, ma ütlesin alguses sigi. Võib-olla sa ütlesid ka, võib-olla minu aju ütles. Sa pead ise mõtlema, ma ütlesin, ma ei tea, kuidas hääldada. Sigi või sigi või siki. Sigi, kas sigi on oksendama? Ei. No ma siis ütlen, mis see on. Okei. Vaba päev haigena teesklemise tõttu. Okei, seda ma vist olen isegi kuulnud kuskilt. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa valetad, et sa oled haige, siis on mingi, ei käinud eile tööl, väike siki oli sul, jah? Põhimõtteliselt niimoodi siis kasutatakse seda. Yes, me saime ühe, mida sa ei teadnud. No vaat, ma olen seda kuulnud küll kuskil. Ja nüüd oled kuulnud väga kindlasti, hiljuti jah. mul on siuke tunne, et ma kuulsin seda kuskil. Pole sigi, ja. No vot, mina õpin ka siin. Noh, see on Melps. Võtame selle. Melps. No teeme vähe kiirema siin, pikka juttu ei ole. Melbourne, linna nimi. Linna nimi lühendatud. Isegi meie kutsume seda nii. Isegi meie kutsume Melpsiks. Issand. Snag. Ma ei tea, kas ma jälle ütlen, Snag. Ja. Oi. Siin võin teile vihjeks öelda, et koerad ka aktiveerusid selle sõna peale. Aga snag on vorst. Õige vastus, aga veel täpsustuseks, Grillvorst. eriti grillitud vorst. Eriti grillitud, mitte lihtsalt grillitud. Mul on öeldud siin eriti grillitud vorst. Eriti grillitud vorst, ja ei, snag on kindlasti grillitud vorst, selles mõttes on sul õigus, et see vorst, mis sa paned näiteks saia peale, see ei ole snag. Meil koerad kohe aktiveerusid, kui ütlesime seda. Barbie on see asi, millega tüdrukud mängivad. Väike nali, tegelikult see on ka Barbie, aga austraallased kutsuvad barbiks siis grilli ehk barbecued. Õige vastus. Palju veel punkte on nüüd? Enne oli 4, 5, 6 on nüüd. Ma ei ole väga kindel nendes Brenda punkti Ma ka ei ole. Võite kirjutada, mitu punkti on see lõpus sai, sest ma ei oska. Kes videot vaatavad, ma ei tea, heliliselt ma ei oska, või meil ei ole palju teha, aga video peal äkki ma saan panna mingisuguse punktiskoori, et mis see skoor siiamaani on. Jah, miks mitte. Vaatame veel. Sa ütlesid, miks mitte? Lähme võtame, ma tahaks nagu midagi huvitavat.
kas keegi limpsis mu varvast praegu? Võimalik jah, sul on seal crazy-kene. Tšuk. Tšuki. Tšuk. Ja, tšuk. Huvitav oli see, et ma mäletan, et mul on kuidagi mingi mälestus esimestest aastastest, kui Ann ütles sulle midagi tšuk ja siis sa olid mingi, mis tšuk, aga tšuk on siis kana ehk chicken on tšuk. Täsi on, annan 3 sekundit veel, 3, 2, 1, Tasmania ehk siis üks Austraalia osariikidest väike saar. No võtame kohe Brissi otsa siis. Brissi, 3, 2, 1 on Brisbane ehk siis Austraalia, ma ei tea, suuruselt 3. linn vist või 4. linn. Queenslandi pealinn on Brisbane. Jah, see on esimene koht, kuhus, või me maandusime Adelaide'i, aga siis sealt edasi me lendasime Brisbane'i. Huvitav, miks me Adelaide'i ei jäänud, aga ma ei tea. Ja Brisbane oli siis meie see nii-öelda esimene koht, kus kohas me Austraalias olime. Just. Esimese nädala Austraalias veetsime Brisbane'is. Kui tahad selle kohta rohkem kuulda, siis mine kuula Miks mitte podcasti esimest osa. Ja teist. Prolli. Ma ei olegi kuulnud, et austraallased väga palju seda kasutaksid. Ma arvan, valetab ChatGPT mulle äkki, ma olen rohkem kuulnud eestlasi, kes seda kasutavad kui austraallased, aga prolli ehk siis lühend probablist ehk siis arvatavasti. Ei ole? Jälle miinuseks. Aga võib-olla ma ütlen jälle valesti. B-R-O-L-L-Y. Prolli. Mul on vihjed vaja. Pam. Loodus ja loomad kategoorias on see. Loodus ja loomad. Prolli. Ma ei saa nagu teist vihjet öelda, siis ütleb kohe ära. Bro on nagu vennas. Ma ütlen, et see on loodusega seotud. Loodus. Ütle, kui sa tahad järgmist vihjet. Ma vist võtaks veel ühe vihje. Ilmaga seotud. Ilmaga. Prolli. Sinu jaoks väga oluline. Mitte see asi. Sa ilmselt ei kasuta seda asja mitte kunagi. Aga selles mõttes sinu töös sa jälgid ilma kogu aeg, vaata. Kas prolli võib olla, ja kui see on see, siis ma olen väga pettunud, et keegi on sükse lühend teinud sellisest sõnast. Aga kas see võib olla vihmavari ehk umbrella või? Issand jumal. No aga see ongi aussid ju. Aussid lühendavad kõike, nii et ma ei ole absoluutselt üllatunud. Aga ma kõik slängid, mida ma ei tea siit osast, ma pärast saadan Poolile. Et teeme austraallase kontrolli ka, et siin ChatGPT ulmega vaata. Ehk siis saadame talle, et kontrollime üle, kas need on reaalselt aussislängid. Aga prolli, okei. No seda ma tean, ma ei oska õigesti öelda, aga sa tead seda niikuinii, nii et Bogan on väga lihtsalt öeldes, on maakas. Jah, mulle siin ütleb, et lihtne inimene tihti maapiirkondadest. No see on nagu, kui poliitik peaks andma definitsiooni sõnale maakas, siis oleks... Mina ei öelnud seda, ütles ChatGPT. Siis oleks, mis oli, lihtne inimene tihti maapiirkonnast või? Piirkondadest. Nii et jah, Bogan on selline maakas, Puss. Ma haigutasin samal hetkel. Puss on see puss. Kas ma võin ise öelda seda või? Ma tean, kuidas öelda. Sa tead ju, mis on puss? Jah. Ma tahan lihtsalt öelda nagu, mis see on, ilma et ma ütleks, mis see on. Brenda ütleb, mina saan punkti ikka, jah? Ja. Ma tean, et sa tead seda ju. Me kasutame seda väljendit iga päev. Puss. Kss. Just, ehk see, kuidas kassi kutsutakse, tuleb siis kass on, eks ole, pussiket ja siis sealt tuleb puss. Selle
buss, sellega oli mingisugune Meil on nagu see, et see võib olla- ilgelt naljak, sest see on hästi külge jäänud meile see, et kassi kutsutakse bussiks, siis see nagu, ja siis meie nüüd kutsume nagu bussuks, on ju. jah, nagu buss ja see ju jäigi meil Austraalia nagu pere juures, vaata. Et nagu kasse põhimõtteliselt ju kutsutudki nimepidi. Alati oli nagu buss ja selle järgi nad tulevad koju. Jah. Et sa ei kutsu No nagu kõs, jah. ja päriselt siin nagu teed, siis nad kardavad siis pigem, et sellega sa nagu peletad ära. Ja see on nagu kontekstis selles mõttes, et kui inimene ei tea, Ja. et siis nagu meil oli vist mina, sina ja meil oli sõbranna külas ja siis me tegime mingid, see oli vist peale jõule, kui me tegime alkovaba mingid kokteile ja asju ja siis olime basseini ääres maja taga ja siis oli mingi kes see võttis, ma ei tea, mina vist olingi. Mina siis võtsin oma selle klaasi ja siis olen ka mingid bussu või mingid bussukarvad on siin. Ja siis me naersime, et kui keegi kontekstist välja kuuleb bussukarvad, et no mida sa mõtled siukse asja peal nagu bussukarvad? Et kui keegi ei tea tausta, vaata, et me kutsume oma kassi niimoodi ja et see on nagu buss, vaata, et bussu tule siia. Ja et siis ongi see, et kui mis räiged inimesed te olete, et teil bussukarvad on klaasi küljes. Ja see on jumala loomulikult ka, vaata, meil on ka ju bussukarv siin, vaata. Et siis ongi see, et nii naljakas oli see. Midagi oli meil veel paar korda olnud, et hiljem nagu räägid ja siis hiljem saad aru, et tegelikult see on nagu kass, et me kutsume kassi niimoodi. Et eestlased, kes ei tea. See siis on buss. Nii et võib natukene veider kõrvalt tunduda, jah, kui keegi on nagu mingi, siin on bussukarvad. Siis järgmine on Streia. Streia on jällegi lühend Austraaliast. Ehk siis Streia on Austraalia. Päriselt, ma ei teadnud seda. Streia ma praegu ka alles Austraalia. loen. Streia. Jah. Austraalial on mitmeid slänge. Streia, no see on natukene Oz on Austraalia kohta. Jah. Streia. Nii et ja kindlasti on mitmeid veel, mida ma ei tule meelde hetkel. Aga jah, Streia on Austraalia. Okei. Siis meil on igapäevane ja kõnekeel on meil tehtud. Siis toit ja joogid oleme me ka teinud ära. No mitte, et nüüd kõik siin on nagu mingi osa. Kohanimed me tegime ka. Ja meie eestlastena siis kutsume Gold Coasti kutsume kullakas. Jah, Eesti släng Austraalia kohta. Ja kullakas. Toit ja joogid me saime ka kõik tehtud. Tanni. D-U-N-N-Y. Tanni. Tanni, jah. Ma pole elu sees kuulnud seda. Tanni eesti keeli öeldakse, et seal, kus kuningas ka jala käib, ehk siis Tanni on vets. Siin on välikäimla või tualit. Jah. Ma arvan, et see algas kuidagi välikäimlast, aga jah, nüüd pigem harva, aga kuuled ikka pigem siuksed vanemad härrasmehed, võib-olla kasutavad seda Tanni. Kindlasti tuleb mingisugusest sõnast. Ma olen kindel, aga ma hetkel ei oska öelda, mis sõnast see võiks tulla. Bloody. Mis släng see selline on? Mis sa ei tea või? Nalja teed või? Nagu tavaliselt siin otsa veel pannakse midagi. Ja just, okei, no siis ma jah, et ja ma mõtlesin, sa tood. Aga selles mõttes, et bloody. No siin on näiteks selgitus ongi, et väga mitmekülgne sõna. Ja absoluutselt. Mida kasutatakse rõhutamiseks. Ja. Nii positiivses kui ka negatiivses tähenduseks näiteks. Ja. It's bloody hot today. Ja, it's bloody hot, bloody hell. Jah. Vaat seda ma ei osanud öelda, mis see sõna nagu sõna tähendab verine, eks ole, oma algses otsetõlkes. No näiteks, mis see vaata pool on see, et koertele vaata, et rott on siin, kuidas ta ütleb seda minu arust eriti osilikult. Ja, ta ütleb bloody rat. Jah. No jälle midagi väga välja häälda on ju. Ja. Nii et jah, tõsi, selles mõttes kasutatakse väga, ja just selles mõttes on ju õige, et see on släng, sest et me ei kasuta seda sõna otseses tähenduses, nii et selles mõttes ma olen nõus, aga lihtsalt jah, ma korra nagu kohkusin ära, et ma ei osanud öelda seda. Jah, ta on ikkagi mõeldud slängina. See nagu see definitsioon on, et mitmekülgne sõna. Jui, vaat see on üks minu lemmik Austraalia slänge vist üldse.
miks? ma ei tea, see on kuidagi lihtne, see on nagu lihtsuses peitub põlu. see on tõesti, sellega ma olen nõus, sest kui ma praegu mõtlen, kuidas ma ütleksin Yui eesti keeles, siis mul korraks tekib ajus lühis. No vot. Üldse. Eestis. Nii pikk sõna. Nii pikk sõna, eks ole. Yeah. Nii et nüüd, kui te kõik kuulete Eestis, hakake kasutama Yuit, võtame juurime sisse, aga Yui on siis lühend sõnast U-turn ehk siis tagasipööre. Yeah. Nii et see on Yui ja Lähme teeme ühe Yui. Lähme teeme ühe Yui, jah. Ma ei tea, kas keegi plaanib niimoodi Yui teha, aga jah, see on väga tavaline. Ei, no sul on vaja tagasipööre teha sealt, siis lähme teeme sealt Yuina. Jah, tõsi. Ja algselt see lause kõlas nagu oled kodus Tiivani peal mingi, kuule, lähme teeme ühe Yui, mis sa arvad? Issand, ma ehmatasin appi. Keegi tooli all. Sorry, Gracie. Nii et, aga jah, Yui on vist ka, mul on tunne, et Yui oli esimene Austraalia släng, mis me õppisime. Ei, esimene oli smoko, 100%. Ei, sest et Yui me õppisime ära enne, kui me läksime tööle. Yui õpetas Giid koopas mulle. Okay. Nii et jah, võib-olla sellepärast see meeldib mulle see sõna. Nüüd ma järgmist ei oska öelda. Fair dinkum. Fair dinkum. Dinkum. Fair dinkum on naljakas. Ma ütleks, fair dinkum on ka pigem siuke vanakoolikas. Fair dinkum. Fair dinkum on nagu ma ütleks selle tõlkeks nagu see on kuidagi siuke hämmastuse väljanäitamise väljend. See on nagu mingi, päriselt või oli ka nii või? Et see on kuidagi sellise minu arust emotsiooni edasi andmine, et ma ei tea, ütleme 2 meest räägivad oma vahel, üks ütleb, et jõi neile puvis 12 õllet ära, siis teine ütleb, fair dinkum. Ehk siis põhimõtteliselt sellises kontekstis või ma ei tea, mis sinu see hea seletus seal on, et mida fair dinkum tähendab? Tõsiselt või ehtne? Nii et jah, ma olen nõus, et see on siuke, et päriselt või tõsiselt või? Et jah, siuke uskumatumust väljendab sõna. Mis sa ütlesid just? Uskumatumust. Ma leiutan siin uskumatumust või? Jah, et sa näitad välja et sa tunned, et see on nagu uskumatu, siis sa näitad välja uskumatumust. Tavai, teeme viimase, aga viimasele teeme tagurpidi. Ütle mulle, laisk inimene. Ma mõtlesin, et mulle sõna tagurpidi on mingi väga veider roor. Laisk inimene ei ole lazy person. Ei ole. Laisk inimene. See on mingi keeruline või? Sa tead seda või? Ei, mina tean siit reaalselt nagu mingi preki ja meit ja mosi ja mingi ruu ja mingid siukseid tean, aga mingi, mis me just siin hiljut, neid ma ei tea. Fair dinkum ja tani. Ja siukseid ma ei veeda väga inimestega, kes lühendid kasutavad. Laisk inimene. Ma ei tea, vaata nüüd mul on siis mingid vihjeid juurde vaja. Mul ei ole rohkem, No jah, ise tegid siin siukse vingeäärpussi mulle lõppu. Laisk inimene, B-tähega algab. B-tähega algab. Jah. No vaat ei tule, Kas ma saan zoomida välja ka seda või? Mis sa zoomid? Näitad B-tähte mulle või? Jah. B-L-U. Blueberry. Ei, laisk inimene. Ma isegi ei tea, kuidas seda öelda. No mis see 4 täht on? D. D. Seal on veel tähti. Blood. G. Bludger. Ma oleks pakkunud Bludger, aga lihtsalt ei, ma ei ole mitte kunagi kuulnud, et keegi Austraalias ütleks Bludger. Niimoodi kirjutatakse. Bludger, jah. Ma ei ole mitte kunagi kuulnud Austraalias, et keegi laisa inimese kohta Bludger ütleks. Oled sa kuulnud kunagi, et keegi Austraalias ütleb kellegi kohta laisk inimene või? Mina näiteks ei ole kuulnud. Kindlasti. Aga Bludger, vaat seda ei ole kuulnud.
no võt, mõt. punktide seisu, andke teada, teie olite kohtunikud, mul pole aimugi. Jah, nii et selline... Ja kuidas meeldis, kas me võiks seda teha, kindlasti saab paremini seda nagu üles... Aga minul oli väga põnev, ma võin öelda. Ja kindlasti ma tean, et mulle tundus siuke lõbus. Jah, kindlasti oli lõbus ja ma arvan, et inimestel oli lõbus ka, sest vaata, mis on hea Austraalia puhul, eks ole, on see, et et enamus eestlased ikkagi räägivad inglise keelt. Kes rohkem, kes vähem. Mina. No sina räägid inglise keelt. Nüüd, jah. Ehk siis selles mõttes on, et ma ei tea, kui põnev võib-olla oleks, on ju, ma ei tea, kuulata, et kui keegi on hispaaniakeelses riigis ja siis räägib seal slängidest, eks ole. Et kui sa ise seda keelt ei räägi, et ma arvan, et see on põnev, et iga inimene räägib inglise keelt ja võib-olla saab aru mingil määral. Ei räägi ikka, tegelikult on väga, ma tahan lihtsalt öelda siia, ma saan sinu mõttest väga hästi aru, ma olen nõus sellega, aga et on väga palju inimesi, et meile nagu ongi, et jah, loomulikult koolisüsteemis me õpime seal vene keelt ja inglise keelt ja ma ei tea, mis keeli veel. Ja inglise keel on ikkagi selline, et ilmselt nüüd need noored, uued noored nii-öelda see peale meid, nemad ilmselt oskavad kindlasti nagu 7 korda paremini inglise keelt kui nii-öelda meie põlvkond või meist eespool inimesed. Aga lõppkokkuvõttes on see, et on väga palju ja alati eestlased räägivad seda, kuidas eestlastel on väga hea inglise keel ja nii edasi, millega ma olen täiesti nõus, aga on väga palju inimesi, kes tegelikult ei räägi inglise keelt ja kellel on kehva inglise keel ja neid eestlasi on, sest need eestlased on, mul on väga palju inimesi kirjutanud, kes ei oska ka inglise keelt, nii et ei saa võtta seda nii, et... Ja minu point ei olnudki see. Nii et igastahes mina arvan ka, et oli väga lõbus episood, minule väga meeldis ja oli väga palju nii-öelda slängi sõnu võib-olla, kui me nagu valmistusime selleks või Brenda ütles, et tahab üks episoodi teha, siis on nagu väga palju veel slängi sõnu minu peas, mida ma arvasin, et tuleb. Nii et ma arvan, et kindlasti siin, kui ja ei, meeldib, neid slänge on nii palju, et ma võtsin nagu mingi osa, et ma saan ju neid veel teha. Ma arvan mõttes. Veel nagu siuke huvitavam, mida tegelikult mina väga palju ei tea ka, ma tean mõndasid, aga on väga palju, nagu ta ei lähe slängi allutuselt, on nagu ütlused. Nagu see sama plaadi, mis me tõime näitena. Aga on nagu sellised mingid pikemad ütlused, nagu mingil määral võib-olla samastaks mingite vanasõnadega või kuidagi. Ma arvan, need oleks ka väga põnevad ja neid ma ei tea väga palju. Me saame austraaliselt küsida. Ja, nii et minu arust oli väga lahe episood. Ma loodan, et teile ka meeldis. Ma loodan, et mängisite kaasa, pange kommentaari, kirjutage, mitu punkti saite, kuidas teil läks. Ja siit on ka see, et me nüüd võib-olla nagu lähiajal katsetame erinevaid asju ja see ilmselt ikkagi, mis saab nagu suuremad kaja tagasi, siis seda me siis proovime nagu rohkem teha, et mulle endale tundus, et oli nagu, mul endal oli väga lõbus. Jah, mina arvan ka, et oli väga lõbus. Ma loodan, et teistel ka ja et siis me saame nagu seda veel teha. Et eks me siis statistikast näeme ja loodetavasti kommentaaridest kuidas läheb nendel erinevatel formaatidel. Mina hoian sõrmed ristis, et see on meie podcast lõpuks, kui me tahame teha veel slänga, siis me lihtsalt teeme. Aga ma loodan, et teile meeldib ka, sest et alati on siis on neid asju meil lahedam teha, mis me teame, et teile ka väga meeldivad. Nii et minul oli täna väga lõbus, võib-olla natuke niisugune kiirem ja lihtsam osa, aga miks mitte ka sellised vahepeal vaata, teha. Mis meil algus oli, rääkisime siin, kuidas meil oli nii raske elu. Jah, rääkisime, kuidas oli raske elu ja siis pärast rääkisime vetsupotist ja kuidas... Ma ei mäleta ka, kuidas see oli. Mulle see maakalause oli see lihtsam inimene tavaliselt maapiirkonnast. Lihtne inimene, mitte lihtsam. Lihtne inimene. Aga võib-olla oli see, oota ma kontrollin üle. See on siuke nagu... Kui keegi ütleks mulle, et ma olen lihtne inimene maapiirkonnast, et see oleks vist kõige valusam solvang üldse. Oota, mis asja? Et nagu, et sina oled või? Ja, et kui keegi ütleks mulle, et ma olen lihtne inimene maapiirkonnast. Naljakas ju. Lihtne inimene, mitte lihtsam, vaid lihtne inimene, tihti maapiirkonnast. Keegi ei väida, et on. Jah, nii et jah, sellised lood, jah. Aga minu arust see on palju viisakam kui see, et on maakas. Jah, tõsi. Nii et ma vabandan enda sobimatusena matsliku käitumise põhimõtteliselt maaka. Käitusin nagu maaka.
nii et vot, aga tõmbame siis slängi ja kiire elu update'i osale joon alla. Jah, Ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Alati, nagu teate, minge Patreoni saate kuulata varem ja boonusepisoode ka. Kui tahate meie igapäevastel tegemistel silma peal hoida, siis Instagramis Miks mitte Austraalia ja nüüd vist ka üpris tihti TikTokis Miks mitte Austraalia. TikToki ma isegi postitan hetkel, ma ei luba midagi, aga hetkel ma olen postitanud tihedamini kui Instagrami. Just, nii et need 2 kanalit, pluss siis natuke veel teistmoodi, saab meile saata kirju miks mitte austraalia@gmail.com. Hea meelega loeme ette, arutame teie seiklusi Austraaliast või makatega või mis iganes teemadel tahate meile kirjutada. Nii et suur aitäh teile ja tšauki, tšau!